Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina on saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere head kuulajad! Tänaseks saate külaliseks on tehnoloogiaajakirjanik, helilooja ja muusikaprodutsent, nii nagu Wikipedia ütles, Glen Pilvre. Ja siis meid ühendab Gleniga lisaks huvile AI ja virtuaalreaalsuse vastu mõni aeg tagasi, kuigi ma ei tea, mänguasjad on vist riiulile seisma jäänud vahepeal, ka kirjutised aeg-ajalt ajakirjas Digi. Me siis seal kordamööda vahepeal kirjutame ja Glenil on seal väga ägedad, pikad, suured võrdlusarvustused alati, et see on nagu nii mõnus nautida. Aga me oleme selle saate teemaks valinud siis nagu AI huvilistena ja ka praktikutena mingil määral, mida me siis nagu teeme. Teemaks siis AI agendid ja trendid, nagu siukse pealkirja haiku proovisin kokku panna. Tere, Glen! Tere! Paistab, et tehisaru ehk AI igasugu toodetes ja teenustes tundub, et on muutumas mingisuguseks normaalsuseks. Ma avastan täiesti mingis suvalistes äppides, suvalistes mingid töövoogudes, ta lihtsalt nagu hakkab nagu ennetama ja abistama. Ja ma isegi keeran kinni iga kolmas kord seda kuidagi, proovin vältida, nagu siuke üleagarus. Aga mis su enda tunnetus on, kui ütleme, et näiteks hakkaks nagu AI aasta kokkuvõtet tegema võib-olla võtame hüppe siin eelmise aasta detsembrist praeguse novembrini, et mis sinu arvates on hetkel AI seis? No ühtepidi läheb ju aeg jube ruttu ja kui sa mõtled nii, et võib-olla siis ei olegi justkui midagi muutunud, et juba ammu tulid ju keelemudelid. Aga teistpidi võib-olla sel aastal on ikkagi päriselt need keelemudelid jõudnud ka siis sellise täidesaatva jõuni, et just see agentide teema ja see, et nad päriselt siis, kui sa lubad, saavad sinu asjades sobrada ja asju ära teha. Et noh, ütleme, et senised Google Assistendi näited kas või, eks ole, et kui oli ta lihtsalt selline natukene rumalavõitu pehmelt öeldes abiline, kellele pidi väga täpselt sõnastama oma soove, siis nüüd sa saad tegelikult Geminiga üsna vabas vestluses oma asju teha, kas või seal kodus jäätmeid vilgutada või käima panna, rääkimata siis oma postkastides sobramisest või et see on kindlasti üks pool ja täpselt nagu see agentide pool ka, et nagu ChatGPT brauser on meil täna selle agendirežiimiga ja ta teeb juba nagu asju ära. Muidugi nad on ikka sellises nagu algusjärgus muidugi, et sa saad nagu aru, et pigem võib-olla et kas sa pead teda nagu päriselt kasutama ise asi, võib-olla mõned inimesed kasutavad, et nii palju inimesi on nii palju ilmselt valdkondi, aga mina olen ikkagi nagu rohkem võib-olla teda niimoodi nagu väikest last käe kõrval kuskilt natuke sikutanud ja siis jälle vaadanud, et kui aeglaselt ja mida ta siis nüüd teeb. Aga tegelikult teeb. Ja eks muidugi keist ja kolmandat pidi kuidagi ka see keelemudelite puhul võib-olla meil see haip oli vahepeal nagu hästi suur või et nüüd kohe tuleb see nii-öelda agi või siis see generaalne intelligents ja siis Terminaator ja kustutab meil kõik tuled ära või paneb põlema, et me oleme nagu aru saanud, et äkki ikka selle tehnoloogia baasil võib-olla nagu siis ei tulegi, et nagu Skynet. No jah, et võib-olla mõnes mõttes nagu kurb või siis vastupidi, et äkki ikkagi see printsiip, nagu täna keelemudelid töötavad, võib-olla see ikkagi nagu sellisel kujul teadvust ei saavuta, aga see läheb juba võib-olla nii esoteeriliseks, et ega siin ei oska enam keegi täpselt ju näppu kuskile punkti peale panna. Selline hägune mõte mul selle aasta kohta. Tundub, et ma ise ka olen neid agente siin, ma arvan, viimase poole aasta sees minu jaoks ongi võib-olla siis agentide, et kuidagi agendid on sundinud mind nagu põhjalikumaid nagu prompte kirjutama. Ma tean, et see ChatGPT neid agente toimetab mul seal vahepeal 15 minutit, aga see ei ole niimoodi, et ma nüüd järgmise agendi käsu peale panen järgmise, nagu hakkad temaga iga veerand tunni tagant nagu arutama, et sa pead nagu selle
hästi sihitud lasu tegema korraliku promptiga, et seda ma olen nagu kogenud, aga ta annab siis ka tulemusi. Nojah, võib-olla on seal küsimus selles, et sa pead, kui sa nendest agentidest räägid, et milleks neid nagu päriselt kasutada on, jah, igal inimesel on võib-olla oma fantaasia piirides või vajaduste piirides mingisugune eesmärk, et kas sa siis tõesti leiad talle nagu päris kasutuse või vastupidi teed nagu taga nalja, sest et ega olgem ausad, ikkagi suhteliselt 80% ajast täna sa saaksid ise teha asju kiiremini või no mis 100% ajast sa teed ise kiiremini, kui teeb see agent, aga võib-olla on mingisugused operatsioonid, kus lihtsalt sa tõesti avastad, et miks mitte lasta seda tal teha. Et noh, kui ma mõtlen nagu näiteks mingi päris näide, mis ma ka hiljuti aeg-ajalt tuleb nüüd olukord, kus sa saad nagu aru, et aga miks mitte, las agent teeb sellist asja, et lähed lõunale ja teeb toimetama. No umbes nii, et ütleme, võib-olla väga niisugune konkreetne näide, et selline filmikeskkond on olemas nagu Tubi, kus sa saad striimida filme. Ja seal see valik on tegelikult nagu ikka Netflixid ja kõik muudki on, eks ole, et sul on seal see pildi või nende, mis need siis on, need filmi logod või kaaned või karbid või need on seal kõik reas ja neid on metsik kogus ja enam nendest filmidest on nagu talumatult halvad, nagu kipub ikkagi maailma filmidega olema, mõned on siis paremad. Ja minu jaoks nagu selline, võib-olla üks esimene kriteerium on vaadata seda IMDb skoori. Et kui see ikkagi justkui on seal nagu 6+, et siis ikkagi võiks võib-olla seda filmi nagu natuke juba hakata otsast korrakski vaatama. Aga loomulikult seal Tubis mingisugust IMDb skoori pole. Ja mul on metsik müriaad neid värvilisi pilte seal ees, eks ole. Ja siis ma seni nii palju, kui ma üldse seal mõnikord ajatapmiseks jälle servisin ringi ja vaatasin, mida on, ma alati tegin IMDb-st nagu päringu, et palju skoor on. Ja siis ma mingisugusel hetkel avastasin, aga et tegelikult Atlase brauseriga ma sain ju küsida kohe, et kuule, tšeki järgi, et palju on skoor. No siis ta tšekkiski väga hästi järgi, aga siis ma avastasin, et oot, aga miks ma pean sellega piirduma? Ma ütlesin nii-öelda agendile, kuule, et kaeva terve see lehekülg läbi ja palun tee mulle nimekiri, need, mis üle 6 on, listi mulle nagu välja ja agent hakkas möllama ja ta tegigi seda väga hästi. Olgugi ta tegi seda nagu aeglaselt, ta tegi seda ikka nagu koomiliselt aeglaselt, kui sa vaatad. Nagu veerand tundi, pool tundi. No tead sa umbes olenes, mis ülesande andsid, jah, ma tegelikult talle nagu alguses ikkagi ütlesin, et ära väga palju nagu ringi scrolli, sest et ta sellise ühe ekraani vaatega ikkagi nikerdas julgelt mõned minutid, et mitte öelda rohkem, aga siis ta scrollis ka allapoole. Ma võisin talle loomulikult öelda, et võtta nagu terve see leht ette, eks ole. Aga ta ju külje peal seal selle taskbari või mis iganes vestluse aknas näitab, mida ta teeb. Ja eks see on natuke nagu naljakas vaadata, et seal ta ju räägib oma mõtetest inglise keeles, eks ole, et kasutaja palus mul vaadata, ma proovin nüüd hästi hoolikalt kerida, kas ma ikka leian selle õige nupu üle, et jah, see nupp on vist siin, ma proovin seda nuppu nüüd leida, et kasutaja jääks ikka rahule või ta nagu see mõtteprotsess on tõesti nagu naljakas, eks ole, aga ta selle ülesandega sai nagu erakordselt hästi hakkama, pean mainima, et tõesti ta leidis need filmid ülesse, ta käis vaatas IMDb-st rõõmsalt skoore, ta tegi pingerea ja ma vastasin, et väga mõnus, me ei pea ju klikkima nüüd ükshaaval läbi ja ta sorteeris kohe sellise ikkagi väga, väga suuremat sorti sodi võib-olla välja ja täiesti nagu toimis, eks ole. Et ühesõnaga, et selle näite mõte ongi see, et sa äkki leiadki mingisuguses sellises operatsioonis, mida sa tegelikult ise teed, aga sa ei tule selle pealegi, et aga seda saaks tegelikult tehisintellekt sinu eest teha. Et muidugi on võib-olla asju, kus on eestikeelne vanasõna, et saada S-tähega asjale ja karga ise kannule. Et ega sellist olukorda tuleb loomulikult ette, et ma seal eksperimenteerin Google Drive'ist mingite failide liigutamist kataloogist kataloogi ja olgem ausad, et see jäi mul ikka pigem selliseks, et tore pani mööda vahepeal või? Tead, seda lihtsalt, ta kangutas neid talumatult Atlase kaudu, jah. Ta võttis küll mingitest asjadest kinni ja kuna ega seal on nagu keeruline, sest need aknad ju avanevad mingite selliste pop-up hüpikutena ja siis ta tegi selle lahtis, see kuskil nurga taha ja ühesõnaga võib-olla kui kannatust on piisavalt, et siis minul on teooria, ma tegin samamoodi, lasin siis agendil ühes sisseloogitud veebis teatud dokumentatsiooni korrastada. Ta ei olnud päris nagu Google Drive, aga seal oli ka nagu dokumendi haldus ja sisestusväljataabil uute dokumentide tegemine, vanast dokumendist duplikaadi tegemine oli ju ja ta oli mul nagu madala prioriteediga selle teema, lasin selle AI sinna sisse
ja siis ta nagu tegi sellest plaanitud tööst ikkagi ainult 25% ära, siis ta nagu, tegelikult nagu laps kuidagi paned tööle, ta väsib ära, väsin ja ma olen seal, ma ei tea, veerand teeb tööd ja siis väsib ära. Ja siis ei läinud lõpuni ikkagi nende asjadega ja siis ma vist avastasin ka, no kuidagi öeldakse, et nagu, et kui sa hakkad näiteks mingid e-poodi, ma ei tea, Selveri e-pood ja ta on nüüd nagu agendisõbralik nagu põhimõtteliselt, et noh, et et temasse peab saama siis kuidagi sisse logida seal, või noh, nagu Amazonis saab kogu aeg sees istuda laias plaanis ühtpidi, siis see on nagu väga hästi programmeeritud need JavaScript või mis iga JavaScript widgetid on nagu AI-le nii-öelda lahti võetavad ja kokku pandavad, et ta nagu kasutajaliidese suudab seda tuletada. Ja mulle tundub ka, et ma mõtlen, kuidas AI seal ikkagi selles väga halvasti korraldatud kasutusmugavuses, noh kuna Futurist tegeleb siin kasutajakogemuse audititega, asjadega, et kuidas ta nagu, et ühtpidi ta võib nagu koodis mingi loogikat otsida, et noh, kuidas on mingi ripmenüüd, mingi alamkomponent mingil, noh, sama Google Drive'i moodi iseteenindus, vaadake, 3 täpikest midagi avaneb, aga, ja siis, kas ta siis vaatab seda nagu koodi tasandil või ta teeb sellest veebist korraks endal screenshoti ja proovib siis aru saada. Ja mul on nagu teooria, et kui väga-väga halvasti on see kasutajakogemus nagu üleüldiselt nagu disainitud, siis vist AI ei näri sealt nagu ka hästi läbi. See on praegu nagu teooria. Ja tegelikult see on huvitav mõte, et ta ju koodi saab vabalt vaadata, et tegelikult ta võiks ka ju selle järgi aru saada, aga noh, muidugi mulje jääb kasutajale ikkagi, et ta vaatab nagu visuaali. Noh, ta ju liigutab seal kursorit ja kõik, et noh, et üks näide muide veel, mida ta tegi ka päris hästi, ma ei lasknud seda tal teha nii-öelda ka aegade algusest kuni lõpuni, aga igal juhul ta suutis seda scrollida ja teha ja nikerdada. No see haakub ka nagu Geminiga, et noh, Gemini teadupärast täna ju omab väga head juurdepääsu kogu Google'i ökosüsteemiga asjadele. Nagu ma mainisin, see kalenderid, Gmailid ja muu hulgas ka Google'i märkmed, eks ole, Google Keep. Ja no mina kipun ka kasutama Google Keepi niimoodi, et noh, kui ma kuskil mingisugust asja näen, siis ma alati mõtlen, et ma pärast loen ja siis ma viskan selle lingi sinna Keepi ja noh, reaalne elu on see, et seal Keepis on nagu noh, must miljon asja, mida ma nagu noh, ma ei tea, kunagi pärast ma kujutan ette, see on siuke sassis kapp varsti. Just, eks ta ongi täpselt selline ja mõnikord ma siin nagu vaatan sinna sisse ja siis mul tekkis siin ka vahepeal mõte, et organiseeriks, et paneks sinna neid labeleid külge. Ja tegelikult Gemini Google Keepiga on väga hästi liidestatud, et iseenesest saab väga hästi Gemini käest küsida täitsa vabas vormis, et kuule, et mingi teema, mis iganes, olgu see siis tehnoloogia või hoopis mingisugune muu, kes kellega parajasti ei abiellunud, kõik ta leiab sealt ülesse ja see mulle väga hästi meeldis, aga mida Gemini täna ikkagi ei tee, ta ei toimeta seal niimoodi aktiivselt ringi, et ma ei saa näiteks Geminile öelda, et kuule, et leia üles mulle kõik paarid, kes täna lahku läksid minu Keepi märkmetes või leia kõik artiklid, mis räägivad AI-st või noh, mida iganes. Siis selle peale ta on võimeline küll avama seal neid või noh, nii-öelda tooma mulle esile, aga ta ei ole võimeline neid labeleid sinna külge näiteks panema, et ma ei saa öelda, et märgista kõik AI jutukesed ära. Just. Küll aga teeb seda väga hästi Atlas. Ehk et Atlases küll teistpidi, Atlas ei tee seda niimoodi otse, ehk Gemini puhul ma ei pea mingi lehti avama, et Geminil ma vist kohe öelda, et kuule, et vaata Keepi ja tee seda või vali. Ja siis ta valib, sama Google'i kontoga sisse loginud. Jah, seda küll, ta võtab kohe nagu selle läbi, mis on see Google'i liidestus, eks ole, lahti selle ja noh, siis seal sobrab, aga ChatGPT seda ei tee, olgu, et ChatGPT ligipääsu on ka Gmailile ja kalendrile olemas, eks ole. Küll aga Atlas suutis jällegi väga hästi siis teha nii, et kui sa võtsid oma Keepi lehekülje Atlases lahti ja ütlesid talle, kuule, et pane AI linnukesed külge nendele teemadele, mis oleks justkui AI, siis Atlas hakkas väga hästi jälle krõbistama agendina. Muidugi jälle rääkis mulle, kuidas ta nüüd pingutab kõik selle nimel, et kasutaja oleks õnnelik ja ta tegi seda sellise keskmise teokiirusega, aga tegi. Ja tegi ausalt üllatavalt hästi, et mul olid labelid, ma tegin küll ise enne valmis, et ma nagu nii kaugele läinud, et ma ei öelnud talle, et kuule, et tee mulle nüüd labelid. Võib-olla oleks ta neid ka ausalt teinud, sest ta on nagu nõus kõigega. Ehk et see pikk jutt tähendabki tegelikult seda, et eks neid kasutusvaldkondi vaikselt tekib igalt poolt, et vaadake nagu ise ringi, eks ole, et mida teie parajasti teha tahate. Ja siis äkki avastad, et et seda ta tegelikult ju teeb.
nii et noh, ma nagu arvaks küll, et või ma isegi tundub väga tõenäoliselt täna enamik netikasutajaid lihtsalt ei kas heas või halvas mõttes ei sealt kastist nagu ei mõtlegi üldse välja. Ja see tundubki täitsa loogiline, et sa ei oled harjunud asju nii tegema, sa pole üldse harjunudki sellega, et keegi justkui seal arvuti sees teeks neid natukenegi sinu eest, et see võtab lihtsalt aega ja võib-olla väga paljude jaoks tõesti see ka ei toimigi, kes on kannatamatud täna, kellel võib-olla pole vajagi ja argument on muidugi see, aga ma teen selle ise ju 3 korda kiiremini ära. Sa teedki selle täna tegelikult 3 korda kiiremini ära, aga võib-olla nagu inimene võib-olla peseb ka pesu 3 korda kiiremini kui masin on ju. Jah, kui pesumasin. Aga ikkagi me ei tee seda, nii et eks ta on selline huvitav aeg. Ma ise siin korraks ka selle kasutaja kogemusest mainisime, et minu jaoks siuke väga suur hüpe on olnud sellel näiteks, et ütleme, ma tahan nagu Sportlandi e-poe avalehele kasutaja kogemuse lihtsalt nagu auditi teha. Küsida, et vaata seda Sportlandi avalehte ja siis ütle kasutaja kogemuse riske. Siuke lihtne käsk. Ja ma löön see lingi sinna sisse ja tuleb täiesti selline ebamäärane, segane asi. Okay. Siis teen teise katse. Proovin selle Sportlandi kogu lehe nii-öelda ühe sellise PNG-faili või screenshotina kätte saada. Seda saab siis nagu, saad järjest panna screenshote ja mingi graafilise disaini tarkvaras lõuendile need laduda ja siis selle lõuendi PNG või JPEG-failiga välja lasta. Ja siis ma panen nüüd selle sinna kaasa ja ütlen uuesti, et tee sellele asjale kasutajakogemuse audit. Ja siis ta ikka nagu ei õnnestu. Ja siis ma nüüd viimane häkk, mis ma siis tegin, oli siis niimoodi, et panen see pildi ja ütlen esimese promptina ilma agendi millegi, et ütlen, et kirjelda selle vaate sisuarhitektuur ülalt alla vasakult paremale, lihtsalt sellise. Ja siis ta on mu tekstina vastu, et näed, on sellised blokid, ristmüük, praegu moes riided, eks ole, spordivaldkonnad, kõik tulevad ülalt alla kuni selle jaluseni välja. Ja siis ma ütlen talle, et tee see sisuarhitektuurile kasutajakogemuse selline analüüs või mis on riskid ja siit sealt tuleb niimoodi, ma olen nagu siuke, ma nagu eksperdina vaatan üles, aga 2/3, mis sealt tuleb, on nagu väga-väga õige. Et siis sa natuke rääksid ka vaatan ka sildikeste ettevalmistamisest, et sa nagu annad talle natuke neid sa pead, nagu mida rohkem sa annad talle neid piire, seda parem. Seda kuidagi tõhusam ja kui ma tahan midagi head, siis ta võib nagu oma mingi teooria ümber hakata seal nagu leiutama. Et see nagu matchib selle sildikeste kategooriat etteandmisega. Eks see täna üldse, ega see keelemudelite, kui mõelda, et seal taga ikkagi ju suuresti nagu mõtlev poole, just kui keelemudel, et ega ikkagi tema toetub oma treening andmetele ja ka sellisele teatavale juhuslikkuse aspektile ja see probleem ikkagi on endiselt see sees, et ega ta väga hästi ei pruugi teada asju, mida ta ei tea, või et kui ta paneb mingis suunas nagu plagama, et siis ta võib ka sinna suunda kohe nagu takerduda, et mõnikord ma olen ka nii-öelda pool nalja pärast küsinud lihtsalt mingeid naljakaid ja erinevaid küsimusi, täpselt sama küsimust, ja sa näed, et ta vastab tegelikult erinevalt, et siin mingisugusel päeval tuli Kuku raadiosse Tarkade klubi, vist iga laupäev kusagil taustaks mängis ja mõtlesin, et et väga huvitav oleks nagu vaadata, kuidas siis lugupeetud keelemudelid päris võistlejatega nagu hakkama saavad võrdluses ja ma nii palju, kui ma jõudsin, ma toksisin mõlemasse neid küsimusi. Mõtlesin, et nii Geminisse kui ChatGPT-sse. Ja tegelikult oli väga huvitav, et sest et ütleme laias laastus, kui niimoodi võrrelda, siis ChatGPT sai nagu paremini hakkama. Aga oli, ma jäin lõpuks ühe siukse hea trikiga küsimuse peale kinni, ma loodan, et see vastus oli seal ikkagi õige, et see oli siukene naljakas küsimus, et mis asi on söödav aine, millega määriti kuskil Šotimaal golfi, see tii kokku, see on see junn, mis käib sinna muru sisse, on ju, et siis paned palli sinna peale, et mingisuguse söödava ainega määriti seda tiid, ja see on lubatud golfireeglitega, et mis aine see on. Ja vaat seda küsimust siis ma hakkasin küsima ja kõigepealt ma küsin Gemini käest, Gemini ütles mulle, et seda määriti vist, kui me ei eksi, siis tatiga või pehmelt öeldes süljega.
sügavalt vale vastus, sest et sülg muidugi on ilmselt söödav ka mingis kontekstis, on kogu aeg suus on. Aga see ei olnud õige vastus. Ma küsisin ChatGPT käest, kes ütles mulle esimesel korral kohe õige vastuse. Ja see õige vastus oli mesi. Vähemalt see oli siis selle Tarkade klubi vastus. Ja ma siis muidugi juba olin et nagu väga rõõmus, et kus ChatGPT paneb hästi, aga ma mõtlesin, et ma küsin veel. Ma küsin täpselt sama küsimus uuesti, teed uue treedi. Ja siis läks ChatGPT-ga kohe väga lappama. Siis ta hakkas mul rääkimast rasvadest ja võidest ja õlidest. Sama vestluse sees või uus vestlus? Uus vestlus. Aha, Uus vestlus. Ja samamoodi ka Gemini. Ühesõnaga nad paugutasid tegelikult täiesti üsna suvaliselt, aga ChatGPT-l tuli see mesi nagu tihedamini. Ja ikkagi mingis lõimes ma jäin ka nagu taga rääkima, kuule, et sul on ju mäluga eelmiste vestluste osas, et mis nüüd siis nagu toimub, et kas sa oled nagu päris loll või Ja nii palju, kui ta ennast siis nagu suutis analüüsida, ta siis proovis mulle ikkagi selgitada, et ei tal nagu sellist mälu ikkagi ei ole, et iga lõim on ju tegelikult uus lõim, aga et ta läheb ennustab. Ta läheb oma treeningu andmete pealt alati liikvele ja ütles, et kui juhtub, et nii-öelda see pall klõpsab õigetesse aukudesse, siis tuleb ka õige vastus. Aga kui treeningu andmed on mingi sellise häguse teema pealt, on nad tegelikult hästi laiali valguvad. Ja ta ei pruugi üldse sinna õigesse kohta jõuda, ta hakkab just nagu loogiliselt arutlema oma arvates, aga mis oli väga positiivne, mida ma selle näite puhul ka avastasin, et ChatGPT jõudis nii mitmeski lõimes vastuseni, ma ei tea. Mis oli nagu erakordselt positiivne, sest keelemudelid suur probleem ongi, nad kogu aeg ju teavad. Ja, Neil ei saa olla, sest et nende treeningandmed midagi sisaldavad ja kui ta ei tea, siis ta tegelikult ju mõtleb välja. Talle endale tundub, et ta ei tea, et me ei saagi keelemudelid süüdistada selles, et ta nagu valetab, vaid lihtsalt ta arvabki, et nagu psühhopaat, et nii ongi õige. Aga see oli küll väga üllatav, et ta ütles küll paar korda mingisuguse ebamäärase vastuse, mis ei olnud mesi. Ja siis ma küsisingi, et kuule, aga et tegelikult see ei ole õige vastus, et kuidas sa selleni jõudsid ja siis ta tunnistas, aga tegelikult ei tea. Ta ei tea, miks ta jõudis. Et ta ei tea, et ta ütles, et ta tuletas erinevate andmete põhjal ja selles lõimes ta jäigi vägagi sellesse kindlaks. Ma küll üritasin teda nagu sundida, et tead, vaata veel ringi või et proovi veel. Ja ta tõepoolest proovis, ta tõi väga loogilisi põhjendusi igasuguste tõesti hanerasvade ja millega iganes. Aga ta siis ikkagi lõpetas sellega, ütles, et see on puhas pakkumine ja ta ei tea. Nii et see, kui keelemudel, ma ei tea, mida nad on seal sisemises arhitektuuris nüüd muutnud, et seni igal juhul on mul olnud väga suureks probleemiks saada, ma ei tea vastust, sest see oleks hästi eluterve vastus tegelikult. Tegelikult küll, jah. Et kui ta tõesti ütleb, et ta midagi ei tea, siis ta ütleb sulle, sa ei tea, see on väga, väga kindel tunne on, et siis ta ei tea, eks ole. Sest et mina olen palunud ka omal neid, seal saab kirjutada neid custom instructioneid ja et ta nagu hindaks oma vastuste tõenäosust alati. Et ta ütleb ka alati mulle vastuste tõenäosuse protsendis lõpus, aga kas see on natuke siuke, võta sa nüüd kinni, et kas see on nüüd õige või ei ole. Et me ei saa teda tegelikult nagu usaldada ikkagi lõpuni, aga küll tuleb tunnistada, et sellise mälumängu kontekstis võiks idee olla saatetegijatele, et võiks teha esiteks juba küsimused näiteks, mis ongi sellise templiga, et ka AI ei oska neile vastata. Näiteks selline oleks väga äge mälumäng või vastupidi, võtta sinna laua taha ka siis lugupeetud keelemudelid. Jah, et kes toetub teile mulle, siis ta teab, et ta võib luisata. Ei, muidugi, ja selle tulebki täna jätkuvalt arvestada selle, sest et tema pole interneti ära õppinud, vaid tema pidi ühel sõnale järgnevat sõna ennustama kogu aeg oma treenituse peale ja siis ta, täpselt. Aga kui seal, ütleme, Tarkade klubis istuks ka laua ääres Gemini, ChatGPT ja Claude ja veel mõned, ausalt, et oleks väga lõbus kuulata, sest need vastused tegelikult Eesti mäng. Need vastused olid absoluutselt siis ütlen niisugused meeleolukad. Ja näha oli, et nad arutlevad ja iseenesest, kui meile inimestena meeldib täna just, kui tegelikult ju kuulata, et kuidas teine inimene, ma ei tea, mingit ajaloolist fakti teab, mis on ju tegelikult täiesti kasutu. Selles mõttes on ju täiesti kasutu tegelikult, kas seda golfi jublakat määriti mee, savi või võiga. See sinu elus ei oma tegelikult nagu mingit tähtsust. Ühiskond ei viis absoluutselt edasi, see on puhas meelelahutus. Ja tegelikult, kui nüüd pole ju mingit vahet, kas seda teab keelemudel või inimene, küsimus on kuulaja nagu meeleolu lõbustamises ja erakordselt lõbus oleks kuulata, kuidas siis keelemudel loogiliselt jõuab mingi järelduseni või ütleb, et ta ei tea. Nii et see test natukene tõestas seda ka, et ei tasu kunagi kinni jääda sellesse ühte vastusesse
ja tõepoolest, kui sa ikka tahad olla 100% kindel, siis sa tõesti küsi 100 korda, kui sa tahad, või kontrolli ikkagi mitmeid allikaid, et eks see oht on olemas, kuna andmeid on tõesti metsikud, internet on tal peas, aga see kindlus sellest on vähe, nii et aga kui ta suudab muidugi öelda, et ma ei tea, on see väga kõva sõna, et see on nagu rääkida siis mingi kõike teadva inimesega, kes ikkagi mingil hetkel suudab tunnistada siis, et näed, on mingisuguseid hetki, kus mul mõte jooksis kokku ja ma ei tea. Nii et jah, ega sellest siin jälle jõudes jutu alguse juurde tagasi, et võib-olla kogu see keelemudeli arhitektuur ongi ikkagi, me oleme mingite rööbaste peal ja võib-olla päris teiste rööbaste peale, sealt enam ei saagi sellisel kujul, mine sa tea. Et ma ise ka olen nagu tajunud, kus tõesti ma pean seda kõike nagu üle kontrollima ja ma võib-olla siis nagu vahekokkuvõtteks võib-olla nagu sinu jutus ka järeldan ikka seda, et kui sa oled kontoriinimene ja sul on mingi igapäevatöö või sa oled hobi korras siin nokitsed kodus midagi, sind huvitav mesi ja golfi mängu reeglid, ja siin nagu kuidagi ütled, et tüütu asi, mida hakata ise nagu uurima või tegema, siis mulle tundub, et kui täna isegi guugeldad, ütleme Google.com lööd see reaalselt sisse ja lööd sinna mingi küsimuse, siis ta annab vastetena tegelikult nüüd lisaks, varem oli pilt oli ka AI vaste ja siis põhimõtteliselt sama hästi näiteks mingi väga tüütu tegevus, mida sa muidu võib-olla ütledki, et see on minu jaoks tüütu tegevus ja lihtsalt korraks võib-olla sunnid ennast nagu guugeldama, et kuidas AI võiks seda teha ja võtta kas või see Google'i vastusest seesama nagu, seal on nagu veeb, pilt, video on ju, et AI vaste on ka. Ja siis AI vastet lihtsalt vaadata, et AI soovitab, kuidas AI-ga teha. Ja sealt nagu võtta palju sellised nagu igapäeva, kas on hobi või tööalaseid asju nagu proovida katsetada, et ma tundub, et see on siuke lihtne soovitus. Absoluutselt, ja muidugi ega kindlasti tasub ka mitte anda talle, oleneb vastusest, oleneb eesmärgist, et mõnel juhul loomulikult, kui sa tahad saada kindlat ülesannet, tuleks anda kindlad piirid, aga kui sa näiteks tahad võib-olla mingisugust objektiivsust või sa tahad võib-olla tõesti mingisugust, tunned, et sul on täna filosoofia õhtu ja sa tahaks midagi arutleda, siis mida vähem sa annad talle omapoolset nagu suunda ja seda parem, sest eks ta kipub selline olema, et ta paneb ikkagi sinu lausete baasil mingisuguse narratiivi kokku ja kui sa talle nagu oma väärtusruumi selgelt oled kirjeldanud, siis ta püsib selles väärtusruumis. Tegelikult tasuks talle alati anda suhteliselt vabad käed, et näha oleks, et milline on siis see tema nii-öelda niivõrd kuivõrd objektiivne väärtusruum tema treeningandmete baasilt. Ja ikkagi tuleb ka tunnistada, et see väärtusruum on enamasti üsna mõistlik, et isegi kui sa ju võib-olla küsid seal mingisuguseid, ma ei tea, poliitika teemasid, tõesti natuke tundlikke asju, kus võib-olla inimesed tahaks kohe sõnade asemel võtta mingid noad ja püssid kätte, et tegelikult annab ta nagu üllatavalt ikkagi mõistusega vastuseid. Ehk et sa ei pea nagu talle ütlema, mida sina arvad või kes sa oled, et sa võid olla ükskõik kes ja kui sa küsid siis midagi, et palun anna hinnang. On ju maakera on lame. Ära nii alusta, eks ole, kui sa küsid, et on ju maakera on lame, siis kui juhtub, et ta tegelikult tuleb sinuga kaasa, aga kui sa küsid näiteks, et mis kujuga on maakera, et pigem tasub küsida nii. Ja siis ta sulle selgitab, mis kujuga see on ja selles mõttes on see nagu väga kainestav, mida võiksid ka tõesti küsida siis ka piltlikult kõik need inimesed, kes arvavad, et maakera on juhtumisi lamedama kujuga, et siin neid aspekte on muidugi hästi palju, kui sa juba seda lamedat maakera puudutasid selles hiljuti. Ja mina ei pane pahaks, kui keegi nagu arvab, et maakera on lameda kujuga, et ma nagu miks mitte, et ega tõesti, kui sa nüüd aknast välja vaatad, ega on väga raske nagu aru saada. Väga raske aru saada praegu. Et hiljuti mulle meenus üks ka päris lustakas sõnavõtt, kus üks meie, mitte küll kõige paremas mõttes tuntud, aga üks poliitik Riigikogus täiesti tõsimeeli esitas küsimuse, ma ei mäleta, kas see oli mingisugusele komisjonile või kellele iganes, et ikkagi tuleb nüüd tõsiselt luubi alla võtta need lennukid, mis meil taevas lendavad ja neid valgeid triipe teevad. Et ta nüüd ise päris ei arva nii, et need valged triibud kõik inimkonna ära tapaksid, aga tal on kahtlused, sest temale on esitatud
palju küsimusi. Ja nüüd ta ikkagi nende baasil siis tahaks nüüd ikkagi tõstatada küsimuse, et selgitame ikkagi lõpuks selle ära, et mis seal taevas siis ikkagi toimub, eks ole. Et vaat selline küsimus on täiesti sobiv küsida keelemudeli käest, sest keelemudel selgitab sulle selle väga täpselt ära, mis seal taevas toimub ja ta teeb seda tegelikult erakordselt õigesti. Aga selles mõttes on ikkagi kummaline, et noh, meil ongi sellise, nimetame seda siis uhuunduseks või kohati debiilsuseks, et on noh, kuidas ma oma lauset isegi lõpetan, et me oleme ammu sellistest nõhidade ajastust nagu läbi saanud, aga mingit pidi on see endiselt kuskil inimeste DNA-s sees ja kui me nagu tahame, siis me hakkamegi uskuma tegelikult nagu mingit täielikku jama. Jah, et see on küll üllatav ja tuleb selles mõttes nagu keelemudeleid tunnustada, et nad vähemalt seni on küll erakordselt mõistlikult sellise, noh, ma ei tea, kas seda nimetada siis uhuunduseks või milleks iganes, et nad sellest sodist navigeerivad tegelikult jube hästi läbi. Et võib-olla ma ei ole ka proovinud, et tõesti võib-olla see oleks huvitav test, et kui ma ikkagi selgitaks talle, et ma olen veendunud, et me Lameta maakera kohalt kukuvad meile need mingid nanoosakesed pähe ja tapavad meid, et võib-olla siis ka see keelemudel võtaks kuidagi minuga sellise mõistva positsiooni, ma ei tea, et võib-olla ta ikkagi arvestab ka seda kasutad, et siinkohal noh, täpselt tuleks ikkagi täpselt nii küsida, et mis sealt lennukite sabast välja tuleb, mitte siis hakata talle kohe nagu oma väärtusruumi peale suruma ja ütlema, et sealt tuleb mingisugune mürk 5G-ga nii-öelda kastmes meile pähe, et seda ei tohi kohe fooliumimask, fooliumimüts pähe. Tõesõnaga, selle jutu sisu ongi see, et tegelikult need treeningandmed ja kõik, mille baasil nad täna toimetavad, on selles mõttes ikkagi väga, väga hästi kainestavad ja annavad ikkagi väga adekvaatse pildi. Loomulikult siin võib ka muidu öelda, ilmselt need inimesed, kes nüüd nii-öelda teavad, mida nad usuvad või vastupidi, ongi siis võib-olla nüüd hoopis seal leeris, nad ütlevad, jah, aga see keelemudel ongi treenitud mingisuguse liberaalse pasa pealt sõna otseses mõttes ja see kõik ongi suur vale. Nii et noh, tõenäoliselt see ongi, et kui inimene ikkagi arvab, et maakera kuju on suhteliselt lapik, siis teda ongi väga raske ümber veenda, sest kõik argumendid liigituvad sinna, et see ongi suur vandenõu, eks ole. Nii et eks siin ikkagi lõpuks jah, tuleb inimestel endal ka pähe vaadata, aga igal juhul on niimoodi vestelda, kui sa teda ei suuna ka mõnes mõttes väga, väga huvitav, et seda kindlasti tasub aeg-ajalt teha, kui nagu aega ja tahtmist on, selle asemel, et lihtsalt guugeldada, sest ega kui sa täna võtad interneti lahti ja lihtsalt guugeldad, ega sa lõpuks ka enam ei tea, mis sisuni sa ju jõua. Kes selle artikli tegi? Kas AI tegi selle artikli, mis on väga otsimootori sõbralik? Jah, absoluutselt. Ja noh, ega täna ma kahtlustaks küll, et ega siis need inimesed, kes artiklit kirjutavad, ega need ka ju päris lollid ei ole. Et tõenäoliselt enamik neist kasutab ju mingil määral juba AI-d, et võib-olla sa ei kasuta seda küll päris lõpptoote tegemisel, aga noh, siin on ju eksperimente tehtud ka ammu meilgi tuntud inimeste poolt, et mingisugused artikleid lastudki kirjutada AI-l ja ega keegi ei saagi aru, et sa pead ise lihtsalt lõpuks ütlema, kuulge, ma tegin natuke nüüd nalja, eks ole, et muidugi noh, eesti keel on täna ikkagi võib-olla mingisugune indikaator, eks ole, kuna nii-öelda AI jutumärgites mõtleb nagu inglise keeles või et siis tõlge ja kohati see sõnakasutus on kohmakas, kui sa üks ühele võtad. Eesti keele baas ju anti üle ka, nagu AI ma ei teagi, see oli mingisugune väga tuline teema jälle, kellele vist anti ja ei antud, et sellest saab muidugi aru, aga ta on teoorist on igal juhul äge. Just. No tõenäoliselt see on üks võib-olla õigemaid asju, mida Eesti riik on saanud teha või saab teha, et korralikku eesti keelt AI-le õpetada. Aga jätku meie rahvakultuuri säilimiseks. Aga oled ka uusi elektriautosid katsetanud ja erinevaid siin huvist, et miks sa elektriautosid katsetad ja seal siis nagu komistanud nagu nüüd, kuna siin Futurist tegeleb ka kasutajakogemuse audititega või digiteenuste kasutusmugavuste audititega, ise ka neid süsteeme nagu katsetanud, et kuidas sul nende nagu autode kasutusmugavus on olnud ja milliseid nagu AI elemente sa oled nagu autodes märganud üldse, kui sa oled siin nagu sõitnud, on midagi üldse olnud? No ma olen ikkagi tegelikult ka autoentusiast, on see ilus sõna tänapäeval. Okay, jah.
et mulle autod on väga meeldinud sellest ajast saadik, kui ikkagi nad sõitsid juba, või noh, nad on sõitnud ikkagi bensiinimootoritega suure osa oma elust. Ja nüüd viimasel ajal jah, mingi 10 pluss aastat olen ma, siis kui Nissan Leaf tuli tegelikult, siis ma vahetasin oma ikkagi suhteliselt võimsa ja tuunitud bensiinimootoriga auto Nissan Leafi vastu, mis tegelikult tol hetkel oli palju lahjem, aga juba siis tundus, et ohoo, et see on, sest see oli nagu niivõrd äge, et mis see oli aasta 2012 või sinna kanti. Et see oli ka veel selline nostalgiliselt ilus aeg, kui Eesti oli vist üks kõige, et mitte kõige elektrifitseeritum maa laadijate osas. Et siis oli meil see Elmo programm ju ja siis kogu maa täideti laadijatega. Sai tasuta ka laadida vahepeal või? Tead sa, see ei olnud päris tasuta ikka, aga see oli tol ajal, kui ma ei eksi, oli see ajapõhine. Seal oli veel see suur nii-öelda probleem või teemaarendus, et elektrit ei saanud tol ajal Elmo nagu müüa nagu elektrimüüjana, et seal oli mingi ajatariif alati, mis oli nagu üsna totter. Aga need laadijad olid need Chademo laadijad ja maksvõimsus oli seal nagu, tänagi nõrgematel siis on kuskil seal 450 kilovatti kandis. Aga lihtsalt jah, selle jutu sisu oli see, et see oli aeg, kus Eesti oli selles osas tegelikult nagu maailmas täiesti number 1. Et Eesti asustustihedus laadijate mõttes oli ju super. Ja siis osteti meile neid imepisikesi i-mieve, mis sõitsid ka. Sotsiaaltöötajate autod. Aga Leaf oli seal kõrval ju täitsa päris auto ja Leafiga sai ikka sõita kaugemale kui laadijast laadijani. Ehk et tegelikult jah, sellest ajast on mul kuidagi fookus ikkagi nihkunud autode suhtes just elektri poole ja ega tänases olukorras, siin hiljuti on mul au olnud ka kuuluda vaid aasta auto valimiste žüriidesse, ehk seal on roheauto kategooria, meil on tegelikult hästi palju, meil on tegelikult 2 sellist konkureerivat aasta autot, aga ühes on ka roheauto kategooria ja tänavu esimest korda juhtus hoopis selline lugu, et selles nagu valiku, ehk siis nagu selles üldvaliku esimene kolmik oli kõik elektriautod. Kõik, millised? Kui ma ei eksi, esimene Renault 5 ja kas seal oli ka vist Elrock ja äkki oli Kia, äkki ma nüüd valeta, mul ei olegi peas see üldauto kolmik. Aga mõni hiinlane oli? Hiinlane oli küll, aga hiinlane üldvalikus, aga seal sinna toppida ei platseerunud. Ehk et kõige selline tuntum ägedam hiinlane on meil ikkagi täna see BYD või BYD, kuidas seda hääldada. Sa midagi rääkisid kasutusmugavust, et panid suunatuld ja kõlari kanal läks kinni. Jah, seal on tead erinevaid. Kasutusmugavuse selline. Jah, Hiina autode puhul täna üldse niimoodi, jah, kui nüüd sinna hüpata, et ma veel selle jutu lõpetuseks ütlengi, et tegelikult on üsna märgiline lihtsalt see, et see elektrifitseerimine ikkagi autotuses ikkagi jõuab juba lõpuks sinna, et me peaks hakkama tegema ka võib-olla nüüd bensiinimootoriga kategooriat. Et kui juba nagu üldkategoorias, eks ole, esikolmik elekter, aga selge see, et selle valiku tegi nüüd žürii. Et selles žüriis ma küll tõsi ei olnud, kes valis seda üldautod, et ma olin siis selles roheauto žüriis ja nagu roheauto on siis kõik elektriautod ainult. Et lihtsalt see nagu näitab, kuhu on elektri jõudnud, aga kui vaadata nagu rahvahääletuse tulemusi, seal oli küll Rock FM-i kuulajad konkreetse auto valikule, Rock FM-i kuulaja on ka natukene selline karvasem ja tahabki ikkagi suitsu ja põrinat. Et seal oli nagu näha selgelt, et Dodge Ram. Just, et seal domineerisid ikkagi suuremad bensiinimootoriga autod. Et hea näide näiteks Land Cruiser, eks ole, Toyota. Et keskmine eestlane, võtta sa jätta täna ikkagi sellist Renault 5 ei osta, olgu, et Renault 5 oli siis auto, mis tegelikult võitiski selle aasta auto kategooria. Et ühesõnaga jah, ma olen ammu nagu aru saanud, et elektriga ongi äge sõita ja lihtsalt see on niivõrd erinev kogu see kogemus, kui sa tahad kiirendust ja oled ikkagi autoentusiast ja tahad natukene liikluses huligaanitseda, siis elektriautoga saab seda mõõtmatult paremini teha, et sa lihtsalt kogu aeg saad kiiremini edasi, aga mis puudutab jah seda AI poolt autodes, eks see on läinud muidugi ju ikka väga visalt, et esiteks, kui me räägime sellisest keelepõhisest assistendist, ega siis täna ju eesti keelt ju ei olegi.
et meil on ikkagi autodes inglise keeles kogu see asi ja see on olnud pigem selline pigem nagu koomiline pehmelt öeldes, eks ole, et me teame kõik, kuidas need hääleassistendid autodes on. Aga need on ikkagi powered by ChatGPT, powered by Gemini, powered by Claude? Ei, need ikka täna on kõik powered by mingisugune asi, mis seal kuskil kohalikus kapoti all tiksub. Nad on läinud küll, ütleme, mingil määral jah, nagu konteksti tundlikumaks, ehk et sa võid nüüd öelda juba ikka mõnda aega, et mul tagumik külmetab, eks ole, või kätel on jahe. Inglise keeles pead ikkagi Inglise keeles, ja siis ta ikkagi saab sellest aru, et nüüd tuleks siis tegeleda soojendamisfunktsiooniga vastavalt siis kas siis rooli peal või kuskil mujal. Tagumik on külm. Ja ta teeb seda jah, et selles mõttes BMW, Mercedes, kõik, kes siin on hiljuti või mis hiljuti siin isegi juba varasemal ajal, mitte sugugi mingi viimastel kuudel, vaid pigem ikka juba aastatel, et see konteksti tundlikkus on inglise keeles olemas. Aga ikka sa nagu põrkud selle otsa, et ega sa temaga nüüd päris sellises ütleme, Michael Knightiks sa nagu vaat seda sa ei saa ikkagi küsida täna. Okay. Küll aga see uudis oli ka juba mõne võrra vana, minust Vaak-grupp ChatGPT-ga hakkas tegema mingit koostööd. Tänane uudis on ju see, et Gemini on jõudnud ka Android autosse, küll mitte siin regioonis, et vähemalt Eestist minul personaalselt mingi beta-asi äkki või? Et beta-asi mingis, et ma olen küll ka nii-öelda ühinenud selle beta-programmiga, aga Google väga visalt seda Gemini'd teistes regioonides praegu nagu mujale annab, et ta jõudis ka Google Home'i. Aga Eestis samamoodi Google Home'is mul seda veel ei ole. Et seda tarkvaruuendust ei ole saabunud Google'i asjadele, Nest kõlarid või need. Ja seal on ikka see vana hea assistent. Olgugi, et kellas näiteks Pixelis on mul Gemini. Ja Gemini'ga ma saan väga rääkida nii lapikust maakerast, kui vilgutada kodus oma tulesid ja seadmeid käima ja seisma panna üsna vabas vormis, eks ole. Et tegelikult, kui see nüüd autosse ka jõuab, siis küll on näiliselt selline... Kohe peaks tulema sellisel juhul. Ta ju nagu võiks, jah, kui ta nüüd juba mujal kontinendil on, siis ta võiks nüüd tulla, aga see võib ikka mõne võrra võtta aega, sest et sinna Google Home'i jõudis ta ka minust Ameerikas juba mõned kuud tagasi, aga siia pole ta veel jõudnud. Et see kindlasti annaks siis selle dimensiooni juurde, et sa saadki vabas vormis öelda, mida sa tahad autolt saada ja siis sel teemal ka võib-olla arutleda, et lihtsalt tänastel autodes on ta ikkagi selline ikkagi üsna lause ja sõnapõhine. Olgugi, et ta teeb asju, et ega see nüanss küll mõttemaailmas on ka natuke, sa pead nagu tajuma, et see on hakanud muutuma, et kui on mõnes autos siin nagu nuppe vähem, eks ole, või mingi, sa ei saa millegagi hakkama, et ka Hiina autodes on siin olnud olukordi, kus sa näiteks tahaksid, et mingi selline triviaalne või tavaline asi, et panna omal ees näidiku ploki heledust väiksemaks. Enamasti võiks nagu mingi rullik kuskil olla, aga kurat, ei ole ühtki rullikut, siis sa juba katkud seal erinevaid karve, et kuidas ma saan seda väiksemaks, kolad seal mööda mingid menüüsid ringi, siis turgatab pähe, aga küsiks auto käest. Ja tegelikult lihtsam ongi öelda, kuule, et pane heledus minu näidikuplokil väiksemaks ja võib-olla nii-öelda 5 juhul 10 ta teebki seda. Et ma mäletan siin ka ühe Mercedesega oli juhus, kus ma siis samamoodi olin hädas, kus ma seda rooli soojenduse nuppu leian, seda ei ole kuskil seadetes ka ei ole, siin turgatas pähe, et aga räägi autoga, et ütle, et pane siis soojendus sisse, ütle, mul on kätel külm ja hopsti, panigi selle sisse ja auto käest sai ilusti küsida, et kas ma... Inglise keeles küsisid? Inglise keeles jah, kus see on, et kas see on ka kusagil... My hands are freezing, do something. Ja see ta tegi, aga ma küsisin ka, et kas ma saan seda, et juhenda mind, kus ma selle leian. Ja ta juhendas ka, kus ma selle leian. Eks selles mõttes ta oli võimeline ka selle seadistuse menüüst avama. Nii et tegelikult ongi see hetk, kus vaikselt ikkagi tulemas, kus me juba peaks teistmoodi nagu mõtlema, et selle asemel, et vanduda ja autos ringi kolistada ja neid nuppe otsida, kui autol on digitaalne assistent täna, siis juba tasuks küsida, et kuule, äkki saad mind selle asjaga aidata. Sest et rääkimata sellest, et sul on võib-olla vaja mingeid asju teha korraga, ma ei tea, kui palju on vaja sul kõiki 4 akent avada, aga põhimõtteliselt saad seda teha täna ühe lausega. Või neid kinni panna või mingid raadiojaamu otsida või neid asju on palju, aga selge see, et kui seal ei ole täna ikkagi sellist keelemudeli baasil asja, siis sa võid ikkagi avastada, et ta teeb midagi risti vastupidist sellele, mida sa talle ütled ja see on naljakas, eks ole. Aga keelemudeli baasil see täitsa töötab, et mul on see kogemusena ongi see Pixel kellaga praegu nagu kodujuhtimine ja see on nagu lõbus, et
ta ütleb mulle nagu natuke kohati ka oma arvamust vastu, kui ta midagi teeb. Ja noh, loomulikult sa ei pruugi seda nagu kuulata ja see sõltub ka, kuidas sa oled oma abilise iseloomu kujundanud, et palju ta nii-öelda sõna otseses mõttes möliseb sulle vastu või teeb asju. Aga noh, mulle iseenesest niisugune kerge iseloomuga koduabiline meeldib, mitte et ta nüüd igale käsule peaks ütlema mingisuguse kilomeetrise asja vastu, aga noh, samas kui sa istud ikkagi autos ja võib-olla vanem põlvkond ikkagi nostalgitseb sellise Michael Knighti ajastu järgi, kui sul on oma rääkiv auto, kes tegelikult sind tunneb. See on ju tegelikult üliäge, et sa sõidad pikka teed, miks sa pead üldse kuulama võib-olla, ma ei tea, kas või mõnda pikemat podcasti, noh, seda meie oma või muidugi kuulata, aga no mis iganes, et selle asemel räägid autoga. Vestled vabas vormis asjadest ja võib-olla ta pakub sulle ka mõne huvitava podcasti tõesti, mida siis kuulata või mingi huvitava saate, sest noh, ta teabki, tunneb sind ja kui see toimiks ka veel eesti keeles, tegelikult see on nagu üliäge, kui autost moonduks ikkagi sulle selline 4-jalgne sõber. Et eks sinna poole see keelemudeli suhtes kindlasti läheb. Äkki saame järgmise aasta jõulude ajal sellest rääkida, võib-olla see juhtub. Täitsa võimalik, jaa, sest ega nad poole aastaga, need USA betad näiteks ju vahepeal jõuavadki poole aastaga teise regiooni, ongi kõik ne. Jah, no see peaks jõudma kindlasti jah, et noh, et Android auto puhul ongi Google asjadega üldse, ta on kuidagi kogu see Google'i ökosüsteem, eks ma olen seda ka seal oma digisaates hädaldanud vahelduva eduga, et see on nagu meeletult segane. Et Google'il on nagu nii palju neid valdkondi, nii palju nagu teenuseid ja noh, täpselt nagu olukordki, et sul, noh, ma ei tea, kellas on sul Gemini, Google Home'is ei ole, autos on sul Android auto, seal on ka ei ole ja noh, ma nüüd hiljuti täitsa juhuslikult avastasin, et ilmselt oli mul mingi setting kuskil telefonis, et Gemini loeb mulle ette sellise täitsa sulni naise häälega väga korrektses eesti keeles kõiki sõnumeid, mis mul saabuvad. Ma siin kuulasin mingit saadet kõrvaklappidest, jalutasin, ja siis tuli killkoll sõnum ja siis üllatust loeti see mulle nagu ette ja mitte ei lugenud see Soome mees. Mitte Soome mees. Mitte Soome mees, vaid luges eesti keelest täiesti korrektne naise hääl ja ma isegi ei mõtlen, et huvitav, kas ma olen ise kuskil siis seadistanud midagi, ma nagu üldse ei mäleta, sest ma tean, et pikslitelefon ka. Jaa, mul on pikslitelefon ka, just. Pikslitelefon, aga noh, Gemini on tegelikult ju igas Android-telefonis põhimõtteliselt samalaadselt olemas, aga küll aga on Gemini üle üks skisofreeniline joon on see, et on olemas Gemini Live ja on see tavaline režiim. Ja vaat see live režiim on nüüd see, kus on sul siis mingi lustakam hääl ja mis iganes, aga see live režiimil jälle, kui ma ei eksi, ei olnud accessi või juurdepääsu nendel Google'i asjadel. See live režiim oligi mõeldud mingiks filosoofiliseks vestluseks ja see teine Soome mehe režiim on siis nagu see režiim, kes asju nagu teeb. Ja need on ka nagu omavahel kuidagi erinevad, mis on ka nagu mõnes mõttes jabur, et olgu, et kui sa live režiimis teed mingi vestluse, siis see arhiveeritakse see ikka sinna samasse treedi, kus on ka Soome mees. Tegelikult sa räägid nagu sama üksusega või inimesega, noh, inimene ei saa öelda assistendi kohta, aga sa räägid nagu sama keelemudeliga, aga seal on kuidagi mingid erinevad väljundid, erinevad hääled ja siis erinevad kohad, olgu siis veel auto või kell või see režiim seal, et Google'i puhul ajab nagu see kohati küll marru, et kuidas nad on suutnud nagu ühe lihtsa asja teha nagu nii meeletult üldse rägastik, eks ole, et ja kui sa lähed settingutesse valima veel mingeid hääli ja režiime, siis ka sa avastad üsna varsti, et eesti keele valik näiteks seal kusagil Home'i puhul üldse puudub, ka assistendi puhul öeldakse, et mingid funktsioonid ei toetata, teistpidi kellas on ta olemas ja Gemini teeb kõiki asju, eks ole, ilma mingisuguse probleemita. Nii et selle koha pealt võib-olla on ka meie õnnetus, me elame sellises riigis, kus ei ole juhtumisi mõni suur keel domineeriv, eks ole. Aga lihtsalt kahjuks jah, isegi täna ju ikkagi Google Home'i valikus tegelikult eesti keelt ei ole. Et kui sa lähed sinna vaatama keele valikut, ega seal ei ole muidu soome keelt. Nii et see pilt on üsna nukker. Aga näed, mingil põhjusel Gemini eesti keeles neid asju jälle teeb. Aga nii et auto puhul ka kuidagi nähtamatult lisandus sinna valikusse, et auto hakkas aru saama eestikeelsetest aadressidest ja vanasti ikkagi mingid aastad tagasi, et mitte öelda ka vähem aega tagasi oli ikkagi see probleem väga tõsine, et kui sul oli ta autos, tegid Android auto lahti ja läbi selle siis oma Waze'ile proovisid öelda, et ma ei tea, sõida kusagile
sadamateele või mida iganes, siis noh, ta ei saanud sellest lihtsalt aru, eks ole, rääkimata mingisugusest pikemast asjast, eks ole, et kui sa ikkagi küdasid sinna Õismäe või Telliskivi, no see oli noh, täiesti nägemist. Ta ei saanud aru. Ingisekeelsele ütled ka veel niimoodi. Jaa, et sinna tuli mingi täielik umbluu, eks, aga see on paranenud. Ja minu kogemuses paranes see täiesti ilma minupoolse sisendita. Ehk et lihtsalt mingi hetkel ma aastan, et et tegelikult saab väga hästi aru, millal ma tahan minna Õismäele ja kirjutas selle ilusti välja. Nii et eks see on meie eestlaste probleem nendega rääkides, aga kui see siia autodesse jõuab, siis oleks ta kahtlemata äge. Aga muidugi ka autodesse teine pool kogu tehisintellektist on ju see kapoti alune pool, mis puudutab kõiki neid abilisi ja juhi abilisi ja otsustamist, millal sul siis avarii saabub ja millal see ei saabu ja see on ka ikkagi autodes üsna erinevalt toimiv ja võib-olla asi, mida sa iga päev niimoodi otseselt ei kohtagi, aga mis sind ikkagi sõidus ju puudutab. Mul tegelikult natuke, mida rohkem sa räägid, et mäletan, et ma võin valesti mäletada, aga mingisugune, ma ei tea, 10 aastat tagasi, kui üldse oli see, et nagu Android auto tulemine nagu autodesse olukorras, kus tehased tahtsid ise neid navigatsioonisüsteeme, tahtsid iga-aastaste uuenduste eest rahasid saada ja käis kõva business. Ja mul kuidagi jäi meelde, et Volkswagen Group koos Škodade ja Seatidega nagu kuidagi amanes nagu Android autodele esimesena. Ja ma ei tea, kes nüüd nagu seal teisel pool kontinenti nagu katsetab seda, et Android on nüüd ka, et mul on külm, on ju, tee midagi. Aga ma ei imestaks võib-olla, kui Volkswagen Group jälle nagu Androidi poole nagu viskub, sellepärast ma Vaagrupp teatas ka sellest ChatGPT-ga tööst, koostööst, et sest ega et need suurte LLM-idega ikkagi siis jah, ega täna autos saab ka veel olla ju lisaks sellele, et mul on see telefonipõhine Android auto, võib ka auto enda multimeedia töötada Androidiga, et seda kasutab näiteks Renault Nissani lahendustes ongi ta Androidi baasil ka nii mõnegi hiinlase nii-öelda core on Android, aga täna ikkagi Vaaggrupis, mul on endal ka Vaaggruppi auto, seal ei ole see põhi nii-öelda sisu ei ole Androidi peal, see on ikka neil mingi enda platvorm, aga Android auto jookseb siis ikkagi läbi minu telefoni seal sees, et see nagu omakorda ka see on ise nagu hea, et kui sul on autos võib-olla ka Android, aga siis kohati tekib jälle niisugune äraspidine olukord, Renault 5-ga, kui ma ei eksi, oli see nagu mõnes mõttes tundus kohati koomiline, et Renault 5 endas on abiline, kes siis hüppab sellise rõõmsa animatsiooni saatel ekraanile. Siis kui sa oled ühendanud oma Android auto sinna külge, siis on ka sul Google või Gemini nii-öelda, kes sind abistab, ja kui sul on juhtumisi ka iPhone, siis on sul ka Siri. Ja tegelikult sul on nagu 3 eraldi personaalsust, kõik on selles ühes autos. Nii et sa saad tegelikult arvutis võivad ka koos olla. Seda küll, jah, aga sa saad põhimõtteliselt sellele Android auto abilisele saad sa ka just anda käske, mis puudutavad auto funktsionaalsust. Ja loomulikult ka sellele auto enda abilisele, mis tegelikult jookseb ka selle Androidi baasil. Nii et, ja kui sul on Siri, siis võib-olla see hoopis sobrab veel sinu telefoniraamatus, nii et see on nagu üsna omapärane olukord. Ja muidugi kogu see pikk jutt, mis me oleme rääkinud, kordagi me ei ole maininud nagu Apple'it selles kontekstis ja Sirit tegelikult, et Apple peaks ikka tõesti võib-olla, kas ta üldse tahab, aga ikkagi jalgu kõhu alt välja tõmbama, sest Google'il on täna, neil on ikkagi täpselt see Android auto, nüüd tuleb Gemini ka juurde, et nad on ikkagi ju väga lähedal sellisele intelligentsele autole vestluse mõttes, aga Apple mis see Google'i vana algoritmina vestluskaaslane oli, tal mingi oma nimi kunagi? Ennem Gemini'd või? Bard oli tal kule. Enne seda veel. Google oli assistent. Assistent, jah, Google Assistant. Google Assistant on kogu aeg, jah. Google Assistant ka elab veel oma mingis... Ei, Google Assistant elab tänaseni, et kui sa ikkagi võtad Androidi kasutajad, teevad kõik seda, et sul on ka valida seal kohe selles assistendi menüüs, kumba sa kasutad. Kumba sa kasutad, kas Geminit või Google Assistanti. Just, et nad on ikkagi, olgugi, et täna Gemini'l funktsionaalsusena on see juurdepääs olemas ka enamikele assistendi funktsioonidele, aga tegelikult nagu see core lülitaja seal all on ikkagi see assistent. Ja sealt tulebki see välja, et see keelevalikute teema, et eriti kui sa Eestis oled. Et Gemini'l sul ei ole assistendil, sul ei ole eesti keelt, Gemini'l on eesti keel. Assistendil ei ole eesti keelt ja autode puhul ka, et see on täna ei toimi nii hästi, kui ta võiks, aga
Apple'i puhul lihtsalt ma tahtsin ka seda öelda, et kui sul on Apple, oli see CarPlay või? CarPlay, eks, et noh, kui sa võtad konkurendina nagu Androidi, kellel täna on Gemini tagataskus ja juba libiseb sinna sisse, siis Apple'il nagu ei olegi õieti midagi, no, sest CarPlay on CarPlay ja okei, sa saad oma äppe sinna peegeldada, aga tarkust sealt väga ei tule ja see Siri on ju täna nagu ta on, noh, ja kui see nüüd ringiga niikuinii tahab läbi ChatGPT veel minna, või see kõik on üsna pehmelt öeldes siuke valus kogemus. Tundub, et see Claude ka näpsati nüüd Apple'i nina alt ära, Microsoft pani käpa peale, lisaks sellele, eks ole, OpenAI-le. Jah, et siin on nagu jah, mida Apple selle koha pealt teeb, on üldse tõesti huvitav, sest et ega ma isegi hakkan praegu mõtlema, et ega on Apple'i arvuti mul põhikasutuses, siis ega mingisugust Apple Intelligence'i, no mina küll ei tarbi sealt seest, et võib-olla jälle selle eesti keele regiooni pärast, aga noh, brauser on ikkagi ju ChatGPT oma või siis on ta Chrome. Atlasega oled siin. Jah, või pigem, eks ole, et noh, ei ole, ma ei räägi selle Apple Intelligence'iga, sest see, nii palju ma katsetanud olen, see kogemus oli ikkagi ju pehmeldus koomiline, mis läbi selle et see mulle tundub jah, et kui sa nüüd ringi tatsad ja räägid, et sul on see pikslitelefon ja pikslikell ja seal nagu mingid sõnumid tulevad juba nagu Eesti naise nagu loomuliku häälega, mitte soome mehe häälega, et see tervikkogemus sellise nagu AI osas, mis ennetab nagu sinu soove ja asju, et see nagu kaasas kantavatele asjadele, nagu mulle tundub ikka jah, et nagu Google'i kaudu ja noh, ütleme, et Apple'i üks kasutajakogemus siin nagu siin Futurist ka tegeleb nende teemadega, et noh, mul üks juhtum oli siin mõni aeg tagasi, kus tõesti ma pidin kohtumisele minema ja mul on ka vahepeal, ma olen sügavas fookuses, siis panen need do not disturb'id kõik läpakatel ja kõikidele asjadele peale, et jumala just ükski kõne läbi ei tuleks, ma saan selles oma mingit süvaanalüüsi teha ja midagi ei segaks. Ja ma enam teadsin, et see kohtumine oli lõunaaeg ja ma aegsasti läksin nagu kuidagi vaatasin, et 11:30 käin kähku kõrval kaubanduskeskuses siin samas söömas ära ja siis vist oli, et siis hakkasin nagu vaatama ka kuidagi õues ja ma tahtsin kaubanduskeskuse uksest sisse minna ja siis vaadata kuidagi, külm ilm või ja siis läksin ukse ette ja kell vibras käe peal, et sul on 30 minutit aega sõitu siit Viimsist linna, ja see mul ülitähtis kohtumine oli. Ja siis mul oli nagu wow, et ta nagu päästis selles mõttes nagu päeva. See oli siis Apple'i oma, et ta teadis minu asukohta see kaubanduskeskuse eest, ta teadis, kui mu auto oli pargitud, ta teadis, kus see kohtumine toimus ja ta andis mulle sellel hetkel minu jaoks nagu sellise missioonikriitilise nagu asja, et see on nagu üks näide, kuidas niisugused algoritmilised nagu teenused töötavad, on ju, et nad ennetavad ja aitavad, aga teistpidi jah, et selline nagu igapäevane asjatamine, et mul tundub, et jah, see Google'i kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. No Google'il on siin ka veel ju, kui tal on kõik nii-öelda taga või küljetaskus olemas, eks ole, Google Maps ju samamoodi, et kui sa täna Gemini'ga suhtled, siis see oli ka omal ajal, ma ei ole nüüd hiljuti, ma ei ole testinud, see oli ka natuke skisofreeniline hetk, et kui sa küsisid Gemini käest, et kas sul on ligipääs minu asukohale, siis ta ütleb kohe, et ei, et privaatsus enne kõike, ma ei tea sinu asukohast midagi enne, kui sa seda mulle ei ütle. Aga kui sa küsid ta käest, kuule, et kus ma võiks praegu sööma minna, et ma tahaks sellist jämedamat grillvorsti, siis Gemini ütleb kohe, vaat siin nurga taga on üks hea baar. Algus on juristimütsiga ja siis on nagu sõbramütsiga. Et tegelikult ta ühendub siis Google Mapsiga ja kohe nagu tõmbas mulle söögikohad ja kõik asjad, sest ta saab vabalt Google Mapsiga ühendada. Aga lihtsalt, kui sa küsid ta käest, kas tal on, siis ta ütleb, et ei, ma olen ainult keelemudel. Ehk et võib-olla ta nüüd, äkki on täna seal midagi muutunud, ma ei ole niimoodi lähenenud, ehk et siin on ka nagu võib-olla huvitav selline nagu häkk jätta meelde, et keelemudelist ära küsi, kas sa saad nii teha. Kui sa tahad midagi, ütle, et tee nii. Sest et kas küsimus nagu ei pruugi anda seda õiget vastust, sest et siis ta jääb kinni mingisugusesse oma nii-öelda mulli ja ei teagi, et ta saab sealt välja vaadata ja sama puudutas ka ChatGPT-d ja neid teisi, et kui sa küsid ikkagi, et kas sul on midagi, siis ta võib öelda, et oi, ei ole. Aga ütled, et pane mulle, ma ei tea, mingi kohtumise märge, siis ta seda teeb. Nii et iseenesest see kaardile
ligipääs annab ka tegelikult jälle hästi olulise kihi, et noh, kui sa mainisid ka seda, et kell hoiatas, ta teab sinu asukohta, täpselt samamoodi Google'i puhul on ju ka, et kui ta teab tegelikult, kus sa asud, kui sa oled öelnud talle, et sa pead kusagil mingil ajal olema, siis ta tõesti proaktiivselt võib seda jälgida ja anda sulle märku, eks ole, sest noh, ega Google'i kuidagi suur pluss ikkagi täna ongi see, et tal on kõik need teenused olemas, tal on isegi liiga palju, et noh, tervise puhul on nüüd seal see Fit, mis on justkui eraldi, samas on veel Google Health kuskil olemas, et seal on ka nagu omamoodi rägastik, et mõnikord mul tuleb mingisugune Fiti teadustuskella, et kuule, mine kõnni, siis mul ütleb Google Health, et oh yeah, et sa oled oma eesmärgi peaaegu täitnud, et tegelikult nagu mingi mustmiljon digitaalset tüüpi kusagil luuravad, mida ma parajasti teen, aga Google'il on see kõik nagu paketina olemas, et see on nagu väga suur tugevus, eks ole, et noh, 100 korda korranud rääkimata kõik need meilid, kalendrid, eks ole, kogu see pool, kodujuhtimine, auto, eks ole, ja nii edasi, kaardid, et see on nagu üks tervik, et Apple'il lihtsalt noh, tal on nagu kitsam see nišš täna, et ta saab küll toetuda paljuski oma asjadele, aga näed, tal ei ole neid asju nii laiapõhjaliselt käes, et see on jube suur eelis, mis täna on, sest et noh, hiljuti ma noh, ikkagi telefone testid ju kõike ja iPhone Air käis siin kasutusest läbi uued iPhone'id ja 3 korda käis Keeniuse digisaates iPhone. No ja seal meil oli tuliseid vaidlusi, aga ma ei taha isegi Airist ei tahtnud rääkida, vaid pigem just see, et noh, ma nagu igapäevaselt nagu kõik aru saad, ma ei kasuta tegelikult iPhone'i, eks ole, ma ei kasuta Apple'i ökosüsteemi nagu telefonina, olgu et arvutitena mul on Apple, siis mulle kuidagi tundus kogu see iPhone-indus nagu talumatult konarlik. Et ma olin nagu nii harjunud nagu nende piksli nüanssidega, kogu selle Google'i ladususega, mis seal sees töötab. Lihtsalt töötab. Jah, et see tegelikult nagu üldiselt töötab. Ma olen küll siin virisenud, et seal on seadistustes rägastik ja muidugi on, seal on miinused küll, kus sa võid kinni jääda. Aga Apple'i puhul ma ikkagi tundsin, et nad on kuidagi nagu mingis mõttes kuidagi eilses päevas oma konservatiivsusega, kogu see nagu see kasutajaliidese pool, mingid viipamised seal edasi-tagasi, kas või telefoni ekraanidel, et Snapchatilikud viipamised. Kuidagi, noh, ma ei hakka siin nüüd sellest pikalt eietama, aga lihtsalt sa saad nagu aru, et tegelikult see elu ei ole üldse mugavam, et võib-olla ongi see noh, teadlikult oma nii-öelda valija poole näoga olemine, et võib-olla tõesti inimene, kes on kasutanud eluaeg iPhone'i, ta ei tahagi, ta ei teagi, ökosüsteemis on kinni. Ta on nagu väga kinni, ma ei ütle, et seal midagi nagu otsustavaks halba, eks ole, aga nagu Google on Androidi puhul teinud nagu mõningaid asju väga-väga hästi ja väga intuitiivseks. Et erinevalt ka võib-olla teistest Androididest. Et just nagu see puhas piksel. Jah, nagu piksli kasutajaliides, et noh, siin me oleme oma saates ka seal Eelisega aeg-ajalt vaielnud, kes on nagu kasutanud siin teisi Androide eelkõige seal Samsungeid ja seal on mõned asjad nagu teistmoodi, et mul on kuidagi see Google'i nägemus sellest Androidist ausalt väga meeldib, et seal on väga häid väikseid asju, mis töötavad erakordselt hästi ja noh, endiselt ega Apple ei olegi täna üldse eestikeelne, eks ole, et noh, see muidugi ei ole enamik inimeste jaoks probleem, ilmselt, kes on sihtgrupp, aga noh, siiski, eks ole, me elame ju Eestis. Apple'il üks asi tuli siin sügisel oli niimoodi, et tal on see jah, see ka nagu sa kirjutad neid Apple'is neid e-maile kellelegi, seal on see nagu ka nagu AI assistent umbes, et toimeta. Kohe muuta, eks ole. Ja siis muidu tal oli ka see umbes nagu autodel praegu nagu ingliskeelne kõik on ju, aga seal oli siis niimoodi settingutes saad selle ChatGPT nagu juurde lülitada ja siis ta nagu suutis hakata eestikeelset e-maili, et ma tahan nagu viisakalt kellelegi vastata. Ja siis ChatGPT sekkus sellesse, eks ja siis ta toimetas selle eesti keeles ilusaks, aga see tuleb nagu eraldi sisse lülitada. Ja ma olen näinud, et see mullike seal on, aga nagu... no kui sa just seda mainisid, et vaata selle sama meie vestluse punktid, mis sa panid mulle Google Drive'is, eks ole, kui ma avasin selle Atlases, siis tegelikult mul oli kohe võimalik ChatGPT-le öelda, et kuule, et pane sinna mingeid mõtteid juurde või võtta ära ja ta oli võimeline seda dokumenti kohe töötlema. Kohe. Et see toimis ka väga hästi. Et olgugi, et ka samamoodi Google Drive'ile on juurdepääs Gemini'l loomulikult, aga täna jah, mida kummalisel kombel võib-olla ma just täitsa eksin, on just Gemini täna nagu sellist agentlikku sekkumist minu asjadesse nagu ei tee, et ma saaks nüüd täpselt võtta nagu lahti siis selle lehe ja seal seda töödelda, olgu, et Chrome'il on ka mingi Gemini liidesi olemas või plugin, aga näed, ma ei ole kuidagi seda nagu väga millegi pärast isegi katsetanud. Olgu, et ma olen ka selle Atlasega kontekstis ikkagi täheldanud ka seda, et mulle nagu mõnikord meeldiks, kui ma saan ka asju ajada niimoodi, et see sõna otseses mõttes kuradi ChatGPT kogu aeg ei luura. Et noh, see täna Atlas on nagu selline, et kui sa kirjutad sinna, noh,
ilmselt me kõik, kes me netis surfame ringi, me teame väga hästi, et kirjutada aadressireale otsingusõna on ju see, millest me nagu alustame. Jaa, hakkab. Ehk et sa paned aadressireale, mis sind huvitab, ja siis vaatad, kas sul tulevad mingid matchid, lingid, mis iganes. Kui sa Atlasele kirjutad otsingusõna sinna aadressireale, siis esimesena ärkab ChatGPT, kes kohe ütleb, hei mees või naine, nii, milleks täna tegeled, sellist sõna otsid, kuule, et mis on jamad, et päris loll oled, et otsi võib-olla midagi muud, ja ta võtab kohe nagu jutu otsa ülesse. Olgugi, et seal kõrval on olemas ka nupukene, kus sa saad lõpeta. Kõrval on see nupuk, et näita otsingu tulemusi. Et sa võid tegelikult nagu valida siis selle nii-öelda vestluse asemel kohe otsingu tulemused, sa pead tegema selle lisaliigutuse. Ehk et mulle nagu mõnes mõttes tundub kuidagi natuke isegi nagu kurnav, et ma peaks iga kord nagu otsingut alustama selle nii-öelda oma sõbraga. Ja tegelikult ma tahaksin nagu sellise anonüümse otsingu teha. Ma ei taha, et ta sõna otseses mõttes kohe mölisema hakkab. Ja mul üks oli režissöör, kellel oli siis selle Copiloti assistendiga Wordi kohal, ütles, et nii palju võtab ruumi ja mingi jaurab seal kaasa sulle ja ei saa kinni panna, sest kõik seal teljak kestis, kuidas seda kinni panna. Küsisime chati käest, sest nagu esiteks juba Wordi menüü ribast võttis nii suur osa ära. Ja ma ei teaks, ta oli mingi versioon või just, et võib-olla mingi fix tuli sellele ja ei saanudki kinni panna ja jaurab ja segab su mõtteid. Ei no tegelikult ütleme, see Atlas täna ta nagu otseselt segaga, see otsingu alustamine on selles nagu alati koomiline natukene, et mulle mõnikord tundub, et kui ma alustan seda sealt kuskilt Chrome'ist või mingist muust brauserist niimoodi nagu klassikalises mõttes otsingut, et keegi kohe ei ütle mulle et mis teed, on ju. Et see nagu natuke on lihtsam või et võib-olla see, et see Atlas nagu nüüd kogu aeg on selline nii-öelda seal minu kõrval, eks ole, no jah, aga täna Atlase brauser siis Atlase brauserist me räägime, et olgugi, et iseenesest väga tore on ka Atlase brauseriga, sa ei pea ju temaga suhtlema, et tegelikult see võime, kui sa juba nagu oled sellest esmasest otsingumüürist läbi murdnud ja ikkagi teinud mingid lehti lahti, siis tegelikult otsib ju täpselt nagu klassikaline brauser. Ja siis on sul võimalik vestelda temaga seal kõrval sidebaaris ja väga tore on ka see, et sa saad oma vestlusi seal loomulikult siis valida, mis vestlus sul kusagil on olnud. Ehk et sa saad siis, sa ei pea iga kord alustama uut vestlust, muidu algab sealt alati uus vestlus, eks stiilis võib-olla sa avad, ma ei tea, mingisuguse artikli, räägid sellest, siis avad teisest tääbist teise artikli, seal algab jälle uus vestlus. Et tegelikult sul on ikkagi võimalus valida sellest teisest tääbist ka see sama vestlus, ehk et sa saad nagu mitmes tääbis siis vaadata asju, aga vestelda sama lõime sees, mis on iseenesest nagu oluline, sest muidu nagu üks vestleja ei tea, millest sa parajasti ennem rääkisid, eks ole. Üks asi, mis sa ennem nagu mainisid, lasid oma Gmaili või meilikasti siis selle nii Atlase kui ka muud assistendid ligi ja ütleme niimoodi, et mul meilikastis ma ostsin aasta aega tagasi kaminaraua ja äkki see hakkab ikkagi seal sobrama ja mul hakkab mingi kaminaraudade mingid reklaame pilduma, et kuidas sa ise oled selle lasen AI oma isiklike asjade meilikasti sobrama või teha, sa võid ühe telefoninumbri teha, ma ei tea, 5 Gmaili kontot, kui ma ei eksi, et võib-olla teha paralleelkonto selline asjaajamine, mis ei ole nagu privaatandmetega, sinna lasta AI ligi, mingid teatripiletid, mingid, ma ei tea, e-poe ostud, savi, et kas ma ostsin piima või juustu, et keda see huvitab, eks ole. Ja siis umbes mingi privaatkast jääb siis, kui ikkagi mitte AI ligi pääseta. Kus selle oled nagu endal lahti mõtted? Mulle on mulje, võib-olla ma olen naiivne, aga iga kord, kui siis nii chat või ka Gemini minu asjadesse sobrama läheb, nad alati teevad seda nagu eraldi astmena, nad alati ütlevad seda, selles mõttes, et see ei ole niimoodi, et ma küsin, et kuule, et mis sa arvad, mis mulle võiks meeldida ja siis ta kohe läheb nii-öelda salaja, kammib kõik minu kastid läbi. Ta teeb seda ikkagi, ma pean talle spetsiaalselt alati ütlema, et näed, palun otsi minu meilidest sellist sisu. Ja siis ma näen kohe, et avaneb seal see Google Connect, siis ta avab selle nagu läbi liidestuse ikkagi selle postkasti ja siis ta läheb seal möllab. Et mulle jääb nagu mulje, et see ei ole nüüd niimoodi, et ta nagu kogu aeg näpp on seal sees. Ja nagu see Rabbit assistent natuke. Jah, et võib-olla muidugi ma olen loll, võib-olla ta on ammu sealt kõik ära koukinud oma kuskile tolmuimega tõmmanud suurde. Ründamasid, ma ei tea, mis sa seal õssida, neid pruune toasusse ja kõik see info on ammu jõudnud kuskile pilve ja kõik menetlevad seda. Tegelikult ausalt ma ei tea, et tegelikult ma ei ole, ma pean nagu tunnistama, et ma olen selles mõttes võib-olla AI positiivne täiesti, et ma olen nagu laisk, et ma nagu pigem, mulle tundub, et see kõik on äge, et võtke siis, kasutage minu andmeid, tehke minu elu ka paremaks ja ma nagu ei vaeva oma pead sellega,
et kogu see big data siis tegelikult minusuguste arvelt metsikult rikastub ja lõpuks teeb mingisuguse maailma muutva revolutsiooni või vastupidi, et muidugi, kui sa, aga mul jääb ka mulje, et kui sa täna ikkagi sellepärast muretsed, siis on sul võimalik see liidestus ju täielikult kinni keerata, et kui sa vaatad ka täna omal Android telefoni lahti ja seal on eraldi mustmiljoni settingute reas on seal ka see setting ja mitte ainult üks setting, vaid settingud või seaded, kus sa saad öelda, millistele Google'i komponentide näiteks Gemini'l on liidestus. Kalender, Gmail, Keep, minust kõik need on selle eraldi lausa listitud, kui ma ei eksi praegu või olid nad kõik selle Google Connecti all, ei minust olid eraldi. No jah, et see on näha millega on liidestatud. Sa võid selle liidestuse kõik välja lülitada ja ma tahaks loota, et siis see ka on välja lülitatud, täpselt samamoodi ka chati puhul, et sa võid kõik need liidestused tegelikult tühistada. Aga siis ta lihtsalt kasutegur muutub oluliselt väiksemaks ja nii see on, aga jah, iga kord, kui ta selle liidestuse poole pöördub, et ma ei ole viitsinud, jah, kui sa nii küsid oma elu selles mõttes teha keeruliseks, et muidugi, kui oled paranoiline, sa ei taha oma andmeid avaldada, muidugi erinevad kontot teha ja sa võid lastada siis erinevasse kontosse, aga siis ikkagi funktsionaalsus minust nagu kannatab, et lõpuks mul ei, eks oleme inimesed tõesti võib-olla, kui sul on väga, suudad lahus hoida oma nii-öelda eraelu ja kodused sussid, siis on see väga tore ja võib-olla sul ongi eraldi kontod ja anna minna, eks ole, aga mul on kõik väga seal nii umbsõlmes. Sina oled AI positiivne. Mina on täielikult, et seal ei ole minul mingit vahet, et ma pigem olen selline ühe konto mees ja siis ma tean, et AI suudab ka sealt mulle anda kõige paremat nõu. Just, et selles mõttes see on igaühe otsus. See on igaühe otsus, jah, et see on täna ju võimalik teha, et kas, et kumba sa siis nagu usaldad või mitte. Aga muidugi ütleme veel siia jutu lõpetuseks, ega siis see trend on ka ikkagi selgelt näha, et ega ei tasu nagu selle AI-ga niimoodi nähtavalt üle pingutada. Ütleme, see on ju üks külg, et kuidas ta sind aitab sinu toimingutes või sinu mõtete sirgendamises, milles iganes. Aga teistpidi me kõik näeme siin sellist, see sama ingliskeelne kultustermin, slop, eks ole, et sellist AI jama ikkagi meie ümber kuhjub, on ju. Kuhjub, jah, et see on siis kasutajakogemuse valesse nurka sõidab see. Et see on nagu natukene... Te märkate ja kes siin digiteenuseid välja mõtleb, tulebki tähele panete tähele, kuidas AI abistab, nagu sa oled siin toonud tosinaid näitetena oma digiteenuste loomisel ja teistpidi jällegi, kus need slopid on. No just, et eks neid on ju kõvasti ja sellises... mõnes mõttes nad ongi niisugused meelt lahutavad, et kui sa surfad kuskil ringi sotsiaalmeedias, milleks mul kahjuks ei ole aega ja tahtmist väga, aga aeg-ajalt ikkagi keegi saadab mingisuguse lõbusa TikToki video näiteks või mis ongi, kas ta siis liigitub slopi hulka või aga ta ongi lihtsalt jaburalt naljakas kohati. Ja selles ma nagu ei saa kuidagi öelda, et see nagu halb oleks, et kui ikkagi tõesti on seal mingisugune suur kass, kes oma väikseid kasse koolibussiga kooli saadab, tegelikult see on ju nagu lõbus teema arendus. Selle on Veo või Sora valmist teinud ja see on lõbus ja see on digitaalne suhker sulle ja nagu... Et tegelikult võttis mul suu korraks naerule ja võib-olla see ongi slop, eks ole, aga keegi tuli selle geniaalse või totaka idee peale, aga iseenesest loomulikult, kui kogu minu maailm koosneb nagu sellisest asjast, siis võib-olla võiks keegi öelda, et selle kohta on tiinekatel väljend brain rot. Ja brain rot oli vist. Täpselt jah, et see on kogu su teadmised on sotsiaalmeedia ja reelsidest. Aga keegi ju neid ikkagi genereerib, et seal kuskil üleval on, või täna veel on seal püramiidi tipus ju olnud ikkagi inimene. Et võib-olla mingisugusel hetkel siis enam ei ole. Ta tahab pusa müüa, ta tahab ka elada millest. No jah, ma nagu ikkagi tahaksin öelda, et eks seda on ju kõik generatsioonid öelnud, kuidas noorus on hukka läinud juba aastasadu ja eks siis, et täna on lihtsalt teeb mingeid teisi valikuid ja inimene on oma olemuselt ju igal juhul laisk, et ega siis me kõik teeme täpselt nii vähe kui võimalik ja kui see AI võimaldab meil vähem teha, siis me teemegi vähem, aga kusagil on ikkagi need inimesed, keda siis võib-olla huvitab ka selle slopi genereerimine, sellega veel ka elatist teenivad, andku minna, et sellega kogu inimkond publik on olemas ja publik toetab sisuloojad pusade ja mütside ostmisega. Absoluutselt, kõik ju töötab ja keegi ei keela siis mul olla see sisulooja, et anna minna ja loo, eks ole, võta kõik need AI kahurid, keera nagu sinna suunda, kui sa tahad ja pane kõik nöörid põlema ja pauku tuleb, nii et vähe pole, nii et ma ei näe nagu siin otseselt katastroofi ja eks kogu see, me ei ole üldse puudutanud kogu seda õppimise mudelit ja seda, ei me nagu ette tea, et eks selge see, et kui
noh, ise mingid oskused kaovad, siis tulevad võib-olla mingid teisi oskuseid jälle asemele, aga ega kogu tehnoloogia areng on ju ikkagi selline trepiastme areng, et me täna tegelikult justkui õudselt põeme, aga et mis juhtub, kui ma ei oska enam nüüd koodi kirjutada, et AI kirjutab koodi ja ma ei saa ise midagi aru, et tegelikult me oleme juba ammu minust ületanud selle lävendi, et me midagi ei oska. Võta sul telekas seina pealt ära või auto ära või pesumasin ära ja siis ütle, et mine tee mingisugusest puuviljast omale trummel. Sa ju ei tee, tegelikult me ei oska ju mitte midagi, kui kogu see tehnoloogia meie ümbert ära võtta, mis oli ka 20 aastat tagasi. Ilma veisita ei suuda kohalegi sõita. No jah, või mis iganes, et tegelikult et me kõik ju baseerume oma tehnoloogias sellele eelmisele astmele. Ja kui sa viskad meid piltlikult täna kiviaega, siis ei tule sealt jalgratast ka, olgugi, et me võime põhimõtteliselt teada, kuidas seda kodaraid teha, aga kui meil on kivitükk ja männipuu, kuidas see kurat neid kodaraid nüüd siis teeb, eks ole. Nii et tegelikult igal juhul me oleme mingisuguse kuristiku ääre peal juba ammu ja nüüd nagu tõmmata veel nagu mingi erakordne kiun üles, et nüüd kuidagi on see kuristiku äär teravam. Kogu aeg austus väga terav, et kui mingisugune jama juhtub, siis me kukume sinna auku ja ongi lõpp. Nii, aga sellega täna lõpetame. Aitäh kuulamast ja saates olid Andres Kosti Futuristist ja Glen Pilvre ning uute kohtumistest. Tehva, tšau! Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!